Ilja, tere tulemast tagasi. On väga hea meel, et sa oled taas FC Levadiaga liitunud. Tere tulemast, jah. Kuidas meeskond sind vastu võttis ja kuidas sul sisseelamine läks? Et Levadia on sinu jaoks teada-tuntud kaubamärk. No, ma võin öelda niimoodi, et sisseelamist üldse ei olnud ja alguses oli nagu see ainult treenideks nagu kutsumine, aga jaanuari jooksul nagu arutasime ja siit läks nii nagu läks, et ma olen praegu FC Levadia mängija ja ootan juba hooaja. Mängunälg peaks sul vist päris suur olema, et ega jalgpalliväljakule sa ei ole päris pikalt pääsenud. Nüüd loodetavasti on see hetk lähedal. Ja, loodetavasti ja, mul on väga suur isu, et viimased pool aastat ei olnud mul nii nagu ma taksin, et oleks ja eks ootame märtsi, kuni hooajak algab ja hakkame tuld andma. Kuidas iseloomustad meie meeskonda, mis on meie tugevused, mis on need valdkonnad, kus me peaksime veel parandama? No, resultaat on kindlasti see, mida on vaja parandada, et esimene koht on kindlasti sihtmärk, aga kuidas, mismoodi see on juba treenerite asi, meie eesmärk nagu, et võtab 3 punkti igast mängust ja meie tugevus on see, et meil sel vaja väga suur konkurents, sisemine. Ja ka väga hea team spirit meil on. Seda ma tundsin juba. Missugused eesmärgid sa endale selleks hooajaks sead? Isiklikult ma ei ole kunagi mingid kindlad eesmärgid endale pannud, aga esimene koht ja võimalikult kasulik olla meeskonnale ja see on see, mis mind nagu teeb õnnelikumaks. Koondis? No muidugi, koondis on muidugi, aga esialgu nagu peab nagu taas nagu alustada jalgpalli mängida normaalselt iga nädalaselt ja võita. Väga hea. Lõpetuseks lihtsalt küsin, et mida sa sooviksid öelda nendele meie poolehoidjatele, kes Premium Liiga hooaja algust juba ootavad ja valmistuvad tulema meeskonnale kaasa elama märtsikuus? Veel kord tere teile ja mul on väga õnnelik, et me saame nagu stadionil näha teineteist ja loodan, et teie nagu et te usute meid ja hakkate nagu kaasa elama. Ja kaasa elama, jah. Super, aitäh Ilja ja väga tore, et sa oled tagasi.